tere hommikust! Täna on 26. juuli ja meie lähme täna Võru lastefestivalile. Ja kell on praegu 8:48. Leo just natukene aega tagasi ärkas. Ma täpselt kellaaega ei vaadanud, aga mingi kas kell 8 äkki. Me olime seal voodis, sest ma ei tahtnud kohe püsti tõusta. Ja ma panin endale mingid riided keset selga. Ja nüüd siis tahaks juuksed üle vaadata, sest ma eile pesin nad ära. Ja siis jah, nüüd nad on sellised crazy'd. Tahaks enne süüa ikka midagi. Ja siis vaatan, mida ma mu juustega peale teeme ja kas ma teinud see midagi või siis panen nad kuidagi kinni, sellepärast et see, mis praegu on ikka nagu näha suht hull. Vaatan, et siin on hommikused ronimisminutid. No nii, ma teen nüüd hommikusööki Leole ja endale. Et siis Leole jälle samamoodi see puder koos siis banaaniga. Et see on nagu selline põhimõtteliselt igapäevane peaaegu. Et see talle hullult meeldib ja sellega ta saab kõhu täis. Ja seda on lihtne teha mul. Ja teine lemmik on meil banaanipankoogid hommikuks. Ja siis need on nüüd siis 2 hommikusööki, mis siis olen teinud siin niimoodi vaheldava eduga. Ja endale praen siin kartuleid munaga. Sest eile ma jätsin nagu kartuleid rohkem, et ma saakski siis mitu, et ikka lõunaks ja niimoodi kartult. Aegidest mingi väiketootjate kaup. Mina olen poelektidel enne seda näinud. Must, mega, see on mõnus, roosa oli super, tõesti hea valik. Kõik on väga hea. Meil vaikselt hakkavad pearoad tulema koha. Me hakkame nüüd sõitma Võru poole. Me oleme nüüd siin Võrus. Nagu näha, siis Leo poiss seal taga praegu tukub natukene. Just jõudsime, parkisin ära siia ja ootame siin autos mul õde, et ta tuleb ka meiega. Siis lähme alles välja, sest väljas on 26 kraadi vähem. Auto näitab ja päris kuum on. Ja parkimist oli ka päris raske leida, sellepärast, et siin on palju rahvast. Nagu võis oletada. Aga jah. Vaatame, mis see lastefestival siis mis siin on. Nii, need on need 2 maitset siis. See on kohvi
ja rummiga ja see on siis stracciatella. Nii head on, nii head. Me läheme tagasi nüüd sealt lastefestivalilt, et hea lõunasöök on ma ammu juba söödud, okei, õht on juba, kell on juba 6 ja ega me seal lastefestivalil väga midagi suurt ei saanud teha Leoga veel. Nii pisikene, et ta pigem nagu vaatab ja jälgib rohkem. Et jah, et niimoodi natukene sai midagi avastada, loomakesi näha ja niimoodi. Ja siis nüüd proovime midagi kuidagi teha ja siis panen teda ära varem tuttu, sellepärast et ta ei ole väga midagi maganud, et ta ongi ainult mingi selle sõidu, mis ma Võrust siia sõitsin, et siis ta magas natukene, aga see onigi kõik, et ta sinna minnes magas võib-olla 10 minutit ja see on nagu suht vähe, kõik kokku on suht vähe ja ta higistab meeletult, sest nii palav on, sest on nagu reaalselt tilgub lihtsalt. Aga pole hullu, ongi päike vahepeal. Taps. Tere hommikust segasumast suvilast. Kell on mingi 8. Me just ärkasime Leoga. Nagu näha ja kuulda, kell on 8:19. Täna ma olen uuesti Võrru, et saan oma sõbrannangu kokku. Ja siis teen õega ühe fotoshooti, mis mul on juba nagu päris pikalt plaanis olnud, aga lihtsalt ilma tõttu on edasi lükkunud. Et jah, aga võtame siis teid täna jälle kaasa. Nii, ma räägin siis teile, mis seega on, ma arvan, et võib-olla ma arvan, aga võib-olla küsitakse ka, et mis see on. Et see viimased 2 vlogi mul juba olnud siin vahelt võetuga, et ma unustasin seda tegelikult ära, kuigi ma ei tohiks. Aga mul ongi see, et kuna mul siis on liiga kaua juba valutanud, siis peab olema selline ortoos peal. Et soovitatav on tegelikult, et ta ongi ööpäev peal, aga ma mõtlen, et väljas siis on nagu nii palav ja no ei taha sellist vanti ka päris. See ongi, et ma olen päeval seda nagu pigem vältinud, et siis kui toas oled, siis ma olen seda vahel veduga pannud peale ja siis öösel olen seda nagu hoidnud peale, aga praegu nagu mingi tööd on ikkagi vahele jäänud. Et jah, aga ma üritan lihtsalt seda kanda, seepärast tahaks selle käe korda saada, et ma saaksin jälle oma normaalset elu elada. Sest praegu see veits häirib mind see käsi. Aga jah. Selline siis see update oli. Kõige parem asi kodus olemise puhul on see jääkohvi. See on nii hea. Nii palju parem kui seal Poolas. Mõttes käidud ja nüüd koju. Käime veel paarides poodides ja siis lähme koju. Käime äkki Mossis, toidupoes, Prismas ja siis veel ühes poes, siis koju. No nii kõikides poodides käidud. Nüüd mul reaalselt rahakott nutab tühjusest. Sest nüüd on tühi kõik. Nüüd on läbi.
kõik on otsas. Nii palju läks. Meile toit, lõhe ja siis Leole toit, mingi. Leidsin Prismast sellise asja. Vaatame, kuidas meeldib. Ja siis Prismast sain kõik selle. Kõik. Ja muidugi veel meil siit need kõik ja siis need kõik ja siis siit ülesvalt kõik need ja no ikka sain. Realistlik kodukukkumine, kus kõik on sassis, aga sushi tegemine käib. Selles mõttes, et kõik on nagu nii-öelda natuke hügieeniline mõnes mõttes. Selles mõttes siin on kurk, siin on ära praetud porgand, siin on see sushi riis, lumekrabi, seemnekesi praen, siis siin on praetud teragi kana, siin on suitsukana ja siis siin on mul mingid lehekesed ja see matikene, et varsti hakkab midagi valmima.